Eesti Vabariigi taasiseseisvumise aastatel alustasid oma tõuseltside taastamist ka enne teist maailmasõda tegutsenud aretusorganisatsioonid. Ühistegevuse ideed kandsid ühiskondlikel alustel töötavad nõukogudeaegsed tõuaretusnõukogud, kuhu kuulusid liikmetena majandite esindajad, tõulavade töötajad ja teadurid. Laulva revolutsiooni ajal hakkasid ka intensiivistuma tõuaretajate mõtted ja tegevused ja polnud unustatud seda, et ka Eesti Vabariigi esimesel perioodil olid tõuseltsid ja need olid sellised ühendused, millised töötasid oma toetusel ja aitas kaasa oluliselt tõumaterjali kasutamisel. Esimesena taastasid 1989. aastal oma seltsi Eesti Maakarjakasvatajate Selts ja Eesti Linnukasvatajate Selts. Üha elavamaks muutus diskussioon, kuidas kujundada üle-eestilised organisatsioonid. Aasta hiljem esitas professor Olev Saveli Eesti aretusorganisatsiooni projekti skeemi, mille põhimõteteks oli lahutada riiklik funktsioon täideviivast tegevusest. Loomaomanikud loovad aretusühingud, mis pakuvad tõuaretuslikku teenust ning jõudluskontroll peaks iseseisvuma ja mitte kuuluma teadusasutuse Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria teadusliku uurimise instituudi koosseisu. Vaidlesime ligi 2 aastat ja vaidlused olid tulised, aga jõudsime konsensusele, et on vaja aretusühistut nendele organisatsioonidele, kus on majanduslikku tegevust, kus ainult teenindus jääb, need võivad töötada ka seltsidena. Eesti Lambakasvatajate Selts ja Eesti Hobusekasvatajate Selts taasasutati 1992. aastal. Sama aasta lõpus moodustasid oma seltsid aretusühistu Eesti Punane Kari, Eesti Mustakirju karja aretusühistu ja Eesti Peekonitõugu sigade aretusühistu. 19. augustil 1993. aastal asutasid 7 tõuloomade aretusorganisatsiooni Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu. Ja nii oligi meil aastaks 1993 loodud terve organisatsioon üle Eesti ja kõik olid nad ühistegelised, ühistulised ja augustis 1993 asutati Eesti Tõuloomakasvatuse Liit, milline siis ühendas neid seltse ja ühistuid kokku. Tänu toonase valitsuse tõuaretust toetavale poliitikale sai tõuaretusorganisatsioon ka aretustoetust riigieelarvest. See tagas ka mitmete väiksemate organisatsioonide püsima jäämise. Teine selline seaduslik tugi oli selles, et ühistute seltside loomisel võisid nendes ka osaleda suurettevõtete esindajad ja need olid volitatud esindajad ja enamasti suurtes ettevõtetes olid parimad karjad ja seetõttu ka töö läks. 1995. aastaks töötas Eesti Tõuloomakasvatuse Liit koos riigiametitega välja seadusepaketi ja esimese põllumajandusloomade tõuaretusseaduse. Ja sellel oli väga palju lisasid ja see põhines ka meie ajaloolistel traditsioonidel. Teine etapp seadusandluses oli siis, kui me tahtsime Euroopa Liitu astuda ja meil tuli harmoniseerida meie seadused. See paljuski võttis meie ajaloolisi traditsioone maha ja oleme ka siiani veel probleemide ees. Näiteks küsimus tõug, tõuraamat ja aretusühing. Meie traditsiooniliselt teadsime, et tõug baseerub emasloomadel ja kui tal on tõu tunnused, siis tunnustatakse tõuraamat ja tõuraamatut hakkab pidama organisatsioon, kes saab samuti tunnustuse. Praegu on olukord teistpidine, et tõuaretuse organisatsioon tunnustatakse ja sellega nagu oleks juba ka tõug tunnustatud.
ja oleme ühiselt aru saanud, et see on selline tegevus, mis vajab meie praeguses kehtivas tõuaretusseaduses parandamist. Üheks kehtivast seadusandlusest tulenevaks tagajärjeks on fakt, et täna kuuluvad tosinast tunnustatud aretusühingust lausa pooled hobusekasvatajatele. Teiste loomaliikide juures on üle-eestilised aretusühingud ja kujundavad ka tõuaretust, tõuraamatut pidamist, jõudluskontrolli ja muud. Eesti Lambakasvatajate Selts asutati 1928. aastal Tallinnas ning taasasutati 1990. aastal Tartus. Tegemist on Eesti ainsa tunnustatud lammaste aretusorganisatsiooniga, mis ühendab lamba- ja kitsekasvatuse arendamisest huvitatud isikuid ja ühendusi. Lambakasvatajate aretustöö on ka edukas olnud, sest viimastel aastatel on kasutatud tõuaretusmaterjali teistest riikidest ja tahaks uskuda, et Texel Eesti valgepealistele lammastele ja Suffolk Eesti tumedapealistele lammastele on heaks komponendiks ja paranenud on kindlasti lihaomadused ja lihaomaduste paranemine toob kaasa ka parema tulukuse lambakasvatuses. Aastaid on lambakasvatajatele valmistanud probleeme lambavilla vähene turunõudlus ja piiratud kasutusvaldkonnad, kuid viimaste aastate jooksul on ka sellele kitsaskohale hakanud lahendusi leiduma. Et on meie poole pöördunud Läti ja on ka Iirimaa ettevõtteid, kes soovivad siis villa kokku osta. Villatõugu lambaid on Eestis ikkagi oluliselt vähem kui lihatõugu lambaid ja villaspetsialistid ütlevad, et see vill ei ole samaväärne kasutusega kui lambavillatõu. Käsitöö on nagu jõudsalt kasvanud, aga ma tean, et seltsi on pöördutud küsimusega, et soojustada majusid, et kokku osta seda villa, aga tegudeni pole jõudnud. Huvi nagu on, aga võib-olla on see lihtsalt tegijate taga küll. Aga ma arvan, et see villa teema tuleb selle loodus- ja keskkonnaga seoses järjest rohkem teemaks ja selle kasutusala laieneb. Teiseks aktuaalseks teemaks on lambakasvatajatel olemasolevate tõugude puhtana säilitamine, mis üha uute sissetoodavate lambatõugudega segunema kipub. Ristetakse olemasolevaid Eestis kasvatatavaid lambaid uute tõugudega, mis sisse tulevad ja siis meie oma tõugude olemasolu ju kogu aeg väheneb või seguneb kogu aeg millegiga, et ehk siis meie tunnustatud tõugusid nagu palju neid Eestis üldse jookseb praegu, et see on nagu see küsimus, et kust maalt me nad defineerime Eesti tumedapealiseks, Eesti valgepealiseks tõuks ja kus maalt nad juba siis on täitsa ristandid. Et see oleks vaja selgeks rääkida ja arutada aretajatega. Kuid murede kõrval on Eesti lambakasvatajatel juba ka rõõmsamaid uudiseid pajatada. Plussid on see, et tegelikult on nagu huvi kasvanud ja jälle Euroopa Liidule on piirid lahti, huvi teiste tõugude vastu kasvab, süveneb, et tahe nendega jõudluskontrolli teha on üks viimaseid sõnumeid, mis tingib praegu meie aretusprogrammi ümbervaatamist ja mida me ka teeme, et tegelikult on see hea, eks, et inimesed tunnevad huvi, et me saame nagu mitmekesisema info ja tõesema info Eesti kohta. Et see on see just, et tahetakse teada, tahetakse seda infot saada, tahetakse seda tööd teha, ütleme siis nii. Kuulumine ETL-i ridadesse on andnud mitmeid eeliseid nii Eesti Lambakasvatajate Seltsile kui lambakasvatajatele laiemalt. Ma arvan, et me ei oleks seal, kus me praegu, sest see aitas meil väga palju just mingi organiseerituse osas. Et on olemas organisatsioon, me saime abi, tuge, me saime käivituse, me saime ütleme siis ka riigiorganitega suhtlemisel abi, et on võimalik kellegi poole pöörduda, kui me ise hakkama ei saanud või ei olnud neid võimalusi, oskusi. Et mina arvan küll, et me ei oleks nii kaugel. Eesti linnukasvatajad saavad aretusmaterjali teistest riikidest ja on õigus paljundada seda aretusmaterjali. On jäänud Eesti vutt kui ohustatud tõug ja temaga siis käib ka nii säilitamine kui aretustöö.
kahju on sellest, et tore Põltsamaa linnulaada traditsioon katkes, äkki tulevikus see ka taastub. 1990. aastal alguse saanud Põltsamaa linnulaat sai toimuda vaid 16 korda, kuni Veterinaar- ja Toiduamet selle linnugripi ohule viidates keelas. Muidugi olukord tol ajal oli selline, et meil oli 27 linnukasvatusettevõtet, oli 6 tõumajandit, kust toodeti haudemune ja hautati tibusid, siis oli ka selliseid ettevõtteid, kes paljud olid huvitatud nendest tibude ostmisest ja ka munade ostmisest. Ning teine põhjus oli veel ka selles, et tol ajal linnukasvatussaaduste sortiment oli väga väikene ja siis Tallek, kus tollel aegne Tallinna linnuvabrik hakati siis tootma neid linnukasvatussaaduste munade ja linnuliha tooteid väga erinevaid ja väga asjalikke ning selle tõttu oli see laat väga imeline, sest järjekorrad olid pikad nii tibudel kui ka siis linnuliha toodetel. Tänaseks on olukord linnukasvatuses muutunud ning ainsaks kodumaiseks linnutõuks on 2 suuremas farmis kasvatatav Eesti vutt. Sellele vaatamata osalevad linnukasvatajad iga-aastasel Ülenurme sügisnäitusel. Millised oleksid aga väljavaated Põltsamaa linnulaada taastamiseks? Mingi mõte oleks, aga meil praegu enam ei jätku selleks jõudu, sellepärast et meil ei ole enam ühtegi sellist haude linnukasvatusjaama, kes toodaks tibusid teiste tarbeks, oma tarbeks toodavad võtid, omale võti tibusid ja Tallek omale lihakanade tibusid, aga rohkem meil neid kahjuks ei ole ja seetõttu nagu see laat jääks väga õhukeseks, kui me ainult erasektorile selle rajaksime, sest neid on 10 tükki, kes võiks üldse laadale tulla sinna praegu oma tibusid müüma või välja pakkuma, sest need isikliku väikse aududega tehtud tibud, neid tuleb väga vähe. Kuni 2010. aastani töötas Eesti Linnukasvatuse seltsi esimees Mati Piirsalu Põllumajandusministeeriumis, kus tõuaretust puudutavad seaduslikud aktid välja töötatakse. Miks on aga ministeeriumi ametnike huvi tõuaretuse sisulise töö ja avalike ettevõtmiste vastu aastatega vähenenud? Kui mina alustasin ministeeriumis tööd, siis meil oli eraldi tõuaretuse valitsus ja tõuaretuse osakond, seal oli 5-6 inimest, kes sellega tegelesid ja meie tolleaegne ministri asetäitja loomakasvatusalal Jüri Kulbin ütles, et ei, et teate, teie peate tegema tõsist tööd tõuaretuse valdkonnas ja see oli ka selline asi, et tema nõudis, et meie spetsialistid, kes seal tööl olid, et nemad võtaksid osa tõuaretusalastest üritustest ja külastaksid majandeid ja ta ütles, et seda tuleb kõigil teha vähemalt 1-2 korda nädalas. 1919. aastal asutatud Eesti Linnukasvatajate Selts on ka üks ETL-i asutajaliikmetest. Kuidas on koostöö edenenud? Ma usun, et see on meid palju aidanud ja kindlasti meie tõuaretusele ja linnukasvatusele palju kaasa aidanud. Tõuaretusdokumentide läbivaatamisel, nende vormistamisel ja siis koosolekute läbiviimisel, kus siis arutatakse tõuaretusküsimusi nii linnukasvatusalasid kui teistele omasid ja kahtlemata kollektiivselt asju arutada on palju lihtsam, kui seda teha üksinda omaette. Üks oluline liik, kellega Eesti linnukasvatajad tegelevad, on õhustatud tõuks kuulutatud Eesti vutt. Ma usun, et vutil on siiski perspektiivi, sellepärast et tema muna on väga väärtuslik ja ma usun, et nii mitmete haiguste puhul kasutatakse seda ka kohe raviks. Eesti Tõuloomaatsete Liidu liikmelisus ei ole nende aastate jooksul oluliselt muutunud, kui väiksemad ühinesid, siis võib-olla Eesti Tõusigade Aretusühistu 10 aastat oli meil liige, 10 aastat oleme teinud nüüd edaspidi koostööd. Nad ei ole päris selgusele jõudnud, millega nad tahavad rohkem tegutseda, kas äriga või tõuaretusega, aga ma usun, et aeg annab siin ka selgitust. 1998. aastast
tegutseb kodumaiseid seakasvatajaid ühendav Eesti tõusigade aretusühistu, mille liikmete farmides kasvatatakse Eesti maatõugu ja Eesti suurt valget tõugu sigu ristandaretusemiste saamiseks, keda siis ühistu seemendusjaamast pärit Pieträäni ja Djuroki ning ristandkultide tõuaretusmaterjalidega seemendatakse. Ja kuna ma räägin, et Eestimaa tarbija lauale jõuab ristandloomade liha, siis ristamise isapoolseteks tõugudeks on meil Pieträäni tõug ja nüüd ka juba Djuroki tõug. Et 2 tumeda tõuga katsume opereerida. Pieträäni tõug on meid teeninud väga pikalt, 90ndate lõpust. See tõug on oma algselt päritolult Belgiast pärit, aga siis levinud Saksamaale, edasi Hispaaniasse ja Austriasse ja Eesti populatsioon on alguse saanudki Austria populatsioonist. Eesti tõusigade aretusühistu eesmärgiks on aretada ja müüa väärtuslikku tõumaterjali, et tagada sigade jõudlusvõime ja geneetilise väärtuse suurenemine ning kodumaise seakasvatusalase töö korraldamine. Lisaks karjatesti tegemisele, viljakuse, liha ja nuumajõudluse algandmete kogumisele peab ühistu tõuraamatut ja aretusregistrit. Eesti tõusigade aretusühistu ostab seemendusjaama tõuaretuseks sobivaid kulte ja hindab lihajõudlusnäitajate ja liha kvaliteeti oma ühistu liikmete tapapunktides ja lihakombinaatides. Loomulikult kuuluvad igapäevategevuste hulka õppepäevade korraldamine ja sigade söötmis, pidamis- ja aretusalaste konsultatsioonide pakkumine. Ning ka 2013. aastal jalutasid Ülenurme sügisnäituse areenil pealtvaatajate silme ees Eesti kõige kaunimad tõusejad. Karusloomi hakati Eestis puuris pidama alates 1925. aastast, mil Norrast esimesed hõberebased imporditi. Sinirebaseid, minke ja nutriaid hakati kasvatama 10 aastat hiljem ning lisaks mainituile on Eesti karusloomakasvandustes peetud veel puurituhkruid, kährikuid ja pesukaru. Tänaseks on kiskjaliste osakaal karusloomakasvandussektoris oluliselt vähenenud. Karusloomakasvatajad on ühinenud peamiselt tšintšilja ja küüliku kasvatajatena. Kiskjaliste osa on olnud meie liidu liikmed varasemal perioodil, aga mitmed majanduslikud probleemid on põhjustanud kas nende töö lõpetamise või muudel põhjustel ja praegu on väga populaarne, kas tohib Ameerika naaritsat kasvatada, kes võib olla ohuks Euroopa naaritsale. Aga tšintšilja ja küüliku kasvatajad on aktiivsust täis ja korraldavad oma konkursse ja võtavad osa ka ühisüritusest Ülenurme. Eesti karusloomakasvatajate aretusühing on ainuke ETL-i liige, kellel puudub riiklik tunnustus ja sellest tulenevalt ka aretustoetus. Iseenesest me taotlesime aretustoetust ja tunnustust, aga juhtus nii, et meie eesmärk oli suurem kui meie võime seda täita, ehk siis entusiastlikult me arvasime, et me saame oma suure ülesande täitmisega hakkama, aga kuna see jõudluskontrolli pidamine ja aretusregistri pidamine ja selle loomine on väga suurte finantsiliste kulutustega seotud, siis juhtus nii, et me jäime omapäi selle süsteemi ülesehitamise ja loomise ja nende kuludega ja riik otsustas meid mitte toetada. Siis ongi niiviisi, et tänase päevani meil puudub aretustoetust, sest me ei suuda neid tingimusi täita hetkel. Eesti karusloomakasvatajate aretusühingusse koondunud tšintšiljade ja küülikute kasvatajate kõrvalt tegutsevad Eestis ka 2 kiskelisi karusloomi kasvatavat ettevõtet, Balti Karusnahk ja Rooküla Esimene. Miks nemad ühingusse ei kuulu? Ühingus olemise mõte seisneb ju selles, et sa saad sealt tuge ja toetust
kuid paraku nende puhul süsteem toimis iseenesest ja nad ei saanud kuigi palju ei seltsilises mõttes toetust ega ka siis nii-öelda nõuandetoetust, sest nad said iseendaga üsna hästi senimaani hakkama. Kuulumine Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu ridadesse võimaldab karusloomakasvatajatel olla paremini kursis kehtiva seadusandluse ja päevakajaliste teemadega. Kuigi karusloomakasvatajad ei saa aretustoetust, ei ole seda kunagi saanud, siis ikkagi aretus toimub farmides sellele vaatamata, kas nad saavad riiklikku toetust või mitte. Ja see on siiski oluline teada, mis toimub mujal. Küülikute tulevik on nii vill, liha, ka nahk ja kõrvad lisaks sellele. Tõuaretust peavad karusloomakasvatajad ka üheks oluliseks prioriteediks oma tulevikuplaanide koostamisel. Me endiselt loodame, et me saame siiski reaalselt kasutada programmi endale mingil ajahetkel aretusse töövahendiks ja ühtlasi tekib meil võimalus jõudlusandmete ülevaateks jõudluskontrolli kaudu. Kuid nagu nimetatud, need on väga suurte investeeringutega seotud, et me siiski loodame ja oleme positiivsed, et ühel päeval see võiks juhtuda. Hobuse kasvatuses tegelikult korraldab tõuaretust ainult üks organisatsioon, see on Eesti Hobusekasvatajate Selts. Teised organisatsioonid on sellised abiorganisatsioonid. Muidugi ka Eesti Sporthobusekasvatajate Selts tegeleb tõuaretusega, kuid mitte puhasaretusega, vaid nendel on ristandprogramm, et toota tarbehobuseid, sporthobuseid, umbes sama nagu seakasvatajad marmorliha programmis. Eesti Hobusekasvatajate Seltsi igapäevane töö on seotud 5 tõuraamatu Eesti raskeveo, tori, trakeenide ja araabia täisverelise hobuse tõuraamatu pidamise ja jõudluskontrolli tegemisega. Suvehakul hakkavad juba hobuste ülevaatused ja aretajad on oma hobustega tihti kas siis oma talli näitusel väljas ja siis parematest paremat tuuakse jõudluskatsetele, mis korraldatakse igale tõule suur tõugu tutvustav päev. Aga selle kõrval on oluline ka kogu andmebaas, mida tõuraamat kogub ja lisaks meie hobused on ju mitte ainult tõuaretuse jaoks, vaid oluline on, mida nende hobustega saab teha, kus neid kasutada, millised on saavutused ja kuidas näevad meid teised aretajad, teised hobusekasvatajad ning selleks on väga hea koostööga aretusorganisatsioonidega Euroopa Liidu teistes riikides ja mis veel viimaste aastate nagu tegevus on, et Soomes väga jõudsalt läheb edasi Eesti raskeveo ja nüüd ka torihobuste kasvatamine ja neile tõugudele näituste korraldamine. Kuidas hindab aga Eesti Hobusekasvatajate Seltsi tegevjuht Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti kaasamist hobuste tõuaretusse? Hobusekasvatajate poolt on siis andmed seotud PRIA hobuslaste registriga. Meil on hea meel, kui PRIA arendab registrit, et oleks seal rohkem andmeid, rohkem võimalusi hobuse kohta teada saada, kui hetkel pakutav, kus on ainult nimi, ULN number ja siis hobuse vanus. Aga tulevikus loodame, et ka hobuste põlvnemised ja jõudluskontroll ja võistlustulemusi näeb. Ja osaliselt on need andmed siis kättesaadavad tõuraamatutest, mida Eesti Hobusekasvatajate Selts peab jõudluskontrolli keskuses. Kuidas on aga Eestis kasvatatavate hobuse tõugude käekäiku mõjutanud nüüd juba 2 aastakümmet kestnud koostöö Eesti Tõuloomakasvatuse Liiduga?
jah, meil on hea meel, et viimased 10 aastat näitavad, et Eesti hobuste arvukus on suurenenud. Eesti hobune on konkurentsivõimelisem takistus- või koolisõidus, aga samas me tahaksime ikkagi üha enam tuua neid väärtuslikke hobuseid ratsakoolidesse, ratsutajateni, sest kandepind on ikka veel õhuke ja õrn ja et kui meil ei oleks tõuaretajate koostööd kõigide teiste organisatsioonidega, siis oleks pilt palju kurvem, aga me loodame, et kõikidel oma kohalikel tõugudel ja meil kasvatatavad sporthobuste tõud ja trakeenidel läheb väga hästi, kuigi ka Euroopa suuremad aretusorganisatsioonid võitlevad ikkagi selle eest, et turule jõuaksid ainult nende parimad hobused ja saavutused oleksid nende hobuste poolt, et konkurents on väga tihe. Tihe konkurents valitseb paraku ka Eesti hobusekasvatajate vahel, mistõttu ei saa ka üle probleemidest, mis nende igapäeva tegemisi ja koostööd märkimisväärselt mõjutavad. Ja põhjus ongi selles, et meie põllumajandusloomade aretusseaduses ei ole täpselt määratletud, kes võib olla aretusühing, kes võib seda juhtida ja kui palju peab olema aretusloomi. On loodud üksikud mikrokogumid 20, 30, 40 hobusega, aga sellise arvuga aretust ei tee. Hobusekasvatus on ikkagi seotud peremeestega, kes näevad prioriteeti, et hobusekasvatus on tulutoov või vähemalt kulusid kattev tegevus. Ja need emotsioonid, mis hobusekasvatusest võib saada, tegelikult me peame kasvatajatele reaalsuses ikkagi ütlema, et kui meil ei oleks tõuaretusorganisatsioone, siis kaoks võimalus tõuaretusmaterjali omavahel vahetada, kuhugile edasi liikuda, eesmärgipäraselt tegeleda ja tõuraamatu pidamises ei saa ju võtta, et ma kasvatan natukene seda tõugu, natuke teist ja kolmandaks mul ei olegi säilinud enam ei aretust ja aretuspõhimõtetele vastavat tõugu. Kõik me tahtsime, et ka need kasvatatud hea tõumaterjal säiliks ja läheks edasi sama rütmiga, siis tõuaretuses üks väike tagasilöök mõjutab tegelikult järgnevat 10-15 paari põlvkonda ja tänu sihikindlale ja sellise organisatsiooni poolsele toele, tänu tõuaretustoetusele me oleme jõudnud sinnani, et me võime jälle rääkida heast tõumaterjalist, aga kuna hobusekasvatus on justkui peegel majandusolukorrast, et kui majandusel läheb kehvemini, siis hobusekasvatajad tajuvad seda 3-4 aastat järgi. Et praegu võime ütelda, et tegelikult hobuste turg on väga kinni, kogu Euroopas on hobuseid, kellel peaaegu ei ole hinda, aga samas on kõrgväärtuslik materjal väga kallis ja meil on oma ohustatud tõud, et me peame neid hoidma, neid väärtustama ja väärtustama just läbi ka tegevuse ja nendele korraldama jõudluskontrolli, mis on väga kulukas. Ja seda ei saa teha nagu ühe vitsaga, mida on viimati ka välja pakutud hobumajandusnõukogus, et siin tuleb ikkagi tunda tõugu ja tunda tõuaretusajalugu. Ja mul on väga hea meel, et selline organisatsioon nagu Eesti Tõuloomakasvatuse Liit on meie paremaid tõuloomi järjepidevalt esile toonud ja mul on hea meel alati areenil näha koos teiste tõuloomadega parimaid tõuhobuseid.
1993. aastal asutatud Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu tegeles algselt Eesti mustakirju karjaga, kuid tänaseks on tegevusvaldkonnad laienenud. Alates 2002. aastast kuuluvad ühistusse Eesti Punase Tõu ja kollektiivliikmena Eesti lihaveise kasvatajad. Ja kui tahta kokku võtta, mida on siis tõuaretus selle paarikümne aasta jooksul andnud Eesti rahvale, siis võib-olla tänu jõudluskontrolli olemasolule Eestis on kõige parem väljendada seda piimatõugude tootlikkuse suurenemises. Kui 3000 Eestis saavutati aastal 1966, siis kulus 20 aastat, kui Eestis saadi 4000 kilogrammi, siis kulus veel 14 aastat, et saada 5000 kilogrammi ja seejärel igale 1000 kilogrammile kulus 3 või 4 või 5 aastat. Kindlasti tahaksime me kirjutada selle aretuse toele, aga me oleme varemgi seda tõestanud, et aretus on olnud ka varasematel aastakümnetel päris tasemel, aga õnn oli see, et kaasa tulid ka uued pidamisviisid, uued külmlaudad vabapidamisega ja muudeti ära söötmine, läks täisratsioonilisele segasöödale ja kõik need kompleksis kokku viisid selleni, et juba 2012. aastal Eesti ületas 8000 kilogrammi piiri ja püsib sellega siis Euroopa Liidu riikides 8. kohal. Aga järgmisi kohti loodame lähiajal võita. Viimaste aastate jooksul on rahvusvahelises mastaabis hakatud tõuaretuses juurutama uut genoomvaliku programmi. Millised väljavaated on aga väikesel Eestil sellesse programmi lülitumiseks? Eks see kindlasti on Eestile kui väiksele riigile väga oluline genoomselektsiooni rakendamine ka Eestis, kuigi meie probleem on täna, et meil ei ole piisaval hulgal nii-öelda sellist võrdluspopulatsiooni, kellele seda võrdlust teha, aga kindlasti genoomselektsioon on tulevikuaretuse üks uus suund ja tuleb arvestada ka sellega, et siin on väga oluline teha teiste riikidega koostööd. Täna meil juba esimesed näited on olemas, et oleme ostnud näiteks Saksamaalt genoomselektsiooniga pulle, kes on siis Saksa baasil hinnatud ja need on Eestis võimalik kasutada. Aga ka tulevikus kindlasti tahaks, et meil oleks omal võimalus ka Eurogenoom ehk siis Euroopa genoomselektsiooniga tegelev organisatsioon sellega liituda ja me saaksime hakata selle laadset koostööd tegema. Sellises rahvusvahelises koostöös osaledes on väikese loomade arvuga Eesti loomulikult pigem saaja kui andja rollis. Aga ma arvan, et tulevik kindlasti saab selle genoomselektsiooni jaoks olema väga tähenduslik aretustöös ja juba paljud riigid on öelnud, et tänu genoomselektsiooni rakendamisele on ka eluspullide arv vähenenud ja saab seda valiku intensiivsust palju enam tõhustada. Juriidiliselt kuulub täna enama kui 300 liikmega Eesti lihaveise kasvatajate selts Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistusse. Tegemist on väga võimekalt areneva aretussektoriga, kuhu kuuluvad 12 erineva veisetõu esindajad. Kas poleks õigem, kui enam kui 60 000 lihaveist kasvatavad seltsi liikmed ise riiklikku tunnustust taotleksid? Aga ma arvan, et oluline on ka sellised üldstrateegilised lihaveise punktid ja lihatõugu veiste aretuse punktid oleksid koos ja selles suhtes on, ma loodan, et see tulevik selline, et seda lihaveise kasvatajate seltskond hoitakse koos niisuguselt, et ta saab töötada kas siis Eesti lihaveise kasvatajate seltsi juures või ka Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juures, sest et ega veisekasvatusel kui suunal erilisi suuri erinevusi ju ei ole, aga tähtis on see, et lihaveise kasvatajate huvid oleks kõik kaitstud ja selleks on loodud ka erinevatel tõugudel nii-öelda sellised klubilised organisatsioonid, kus nad siis saavad igapäevaseid aretusküsimusi ja
oma tõuga seonduvaid küsimusi arutada ja need on päris efektiivsed ja sealt tulenevad siis need otsused ja ettepanekud, nad saavad alati ka siis Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsile või Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistule edastada. Lihaveiste kasvatamine soodustab ka söötis ja raskesti karjatatavate põllumajanduslike maade kasutusele võttu ning tekitab maapiirkondadesse uusi töökohti. Et meil ei oleks probleem tulevikus nii-öelda nende euroniitjatega, kellel on küll maa ja kes on ainult suunanud oma tegevuse toetuse saamiseks, et nad võiksid siis olla võimalikult suurel määral kasutatud just lihaveiste pidamisel ja selles suunas on see trend olemas. Kuid karjade arvukuse suurenemisega kaasneb ka vajadus toodangu efektiivseks turundamiseks. Nii et see turgude teema on kindlasti ka väga oluline ja siin, kui kolmandad riigid on meile nagu aeg-ajalt väga kasulikud olnud, et oli siin Türgi või Venemaa, Valgevene, siis seal tuleb arvestada muidugi ka sellega, et need turud ei pruugi olla väga stabiilsed, et meil peaks olema sellised alternatiivsed turge ka olemas ja eks see areng loomade arvu suurenemisega peab käima käsikäis. Kuidas on Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu arengut mõjutanud liikmelisus Eesti Tõuloomakasvatuse Liidus? No ma arvan, et hästi oluline on, et need otsustajad, kes 20 aastat tagasi tegid otsuse, et tõuaretusorganisatsioon peaks kuuluma loomakasvatajatele, kes otseselt sellest kasu saavad, et need on teinud väga tänuväärse otsuse omal ajal, et kindlasti sellises olukorras, kui me 20 aastat tagasi olime, oleks olnud välisfirmadel väga efektiivne ja tõhus tulla siia sisse ja hakata lihtsalt aretusmaterjali pakkuma ja kõik see, mis ei ole nii-öelda kommertsiaalne pool, oleks võinud laguneda, nii nagu on üsna õnnetusseisukorras meie lõunanaabrite ja nii lätlaste kui leedulaste olukord, rääkimata Poolast, kus tõepoolest välisfirmad pakuvad aretusmaterjali ja sisuline aretustöö, mida tehakse tõuramatute pidamise ja jõudluskontrolli kaudu, on küllaltki lagunenud, nii et siis meil ei oleks võimalik täna rääkida 93%-lisest jõudluskontrolli osatähtsusest ja tõenäoliselt ka sellisest edasiminekust piimatoodangu tõusul, nii nagu me oleme saavutanud, et oleme 8. kohal Euroopa Liidu riikidest. Liikmelisusest on tuntavalt kasu ka Eesti loomapidajatele uute turgude leidmisel. Kasvatajad on aretusorganisatsiooni omanikud, siis loomulikult, kui me mingite uute turgudega tegeleme, siis on nende teiste turgude partneritel väga hea ühe organisatsiooniga läbi rääkida, sealjuures, kui ta valdavat osa loomakasvatajad ühendab ja koondab, et kui on eraettevõtlus, kes ka tõuloomade või veiste vahendamisega tegeleb, ega selles ei ole midagi halba, aga tuleb arvestada, et sealt tulenev see tulu või kasu tõenäoliselt jääb selle eraettevõtluse kätte, et praegusel hetkel on see nagu loomapidajate käsutada ja loomapidajad saavad nagu paremini siis oma mõjuga hindasid korrigeerida ja reguleerida endale kasulikus suunas. Seni on Eesti veisekasvatajad teinud tööd peamiselt piimatoodangu suurendamise nimel, kuid suuremate toodangunumbritega peavad kaasnema ka loomade teisesed tunnused. Olgu nad siis sigivust näitavad või tootlikku iga näitavad, et nendele peaks hakkama rõhku rohkem pöörama ja ma usun, et see piimatoodangu tase on siin 2-3 aasta pärast meil 9000 kilogrammi juures, nii et siis on väga oluline see, et see lehm ei püsiks karjas alla 3 laktatsiooni, vaid me suudaksime seda, mida loomakasvatajad on oma farmide näol teinud, parandanud loomade heaolu, pidamistingimusi, et need loomad, kes seal siis igapäevaselt sees elavad, et nad kestaksid ka karjas kauem. Eelmise sajandi või tuhandiku lõpus rajasime ühiselt areeni, kus toimuvad nüüd meie traditsioonilised tõuloomade näitused, konkursid, kus rahvas tahab käia ja septembri esimene laupäev on rahvarikas kogu muuseumi territooriumil. Siin korraldavad ka oma vabariikliku konkursi Eesti maakarjakasvatajad ja nad on tublid koos teiste tõugudega, korraldavad enne ka siis Saarte Vissi konkursi ja kahju, et sealt ei jõua nad
mitte vabariiklikule konkursile. Ka Eesti punase tõu aretajad juba varasematel aastatel, aga viimased 3 aastat ka Eesti Holsteini tõu kasvatajad viivad läbi oma vissikonkursi Ülenurmel. Ja see on ka juba külaliste poolest päris rahvarikas ja tore on näha, et noored võtavad ka hindamisest osa, konkureerides kohtunikuga ja võites siis ka oma väikesi auhindu. Väikesearvulise tõuna tunnistati Eesti maatõug 1993. aastal ohustatud tõuks. Eesti maakarjakasvatajate seltsi aastatepikkuse töö tulemusena on maatõugu veiste populatsioon säilinud ning ennast õigustanud. Valdavalt paiknevad aga maakarjatõugu veised üle Eesti hajali ja väikestes karjades. Kuidas aga Eesti maakarja arvukamatesse aretusfarmidesse koondada? Tegelikult ega see ongi suur probleem, kuna maakari ikkagi ju lüpsab vähem kui Holsteini tõug, sest meie aretuspotentsiaal ongi väiksem, kuna ta on nii väiksearvuline tõug, meil ongi võimalik valida circa ainult 300 lehma hulgast pulli emasid ja me ei saagi nii kiiret aretust teha nagu maailmatõud, siis ma kardan, et praegusel ajal ikkagi nende suurfarmide omanikel ei ole nii palju seda tahet, et enda karjaga maakarja tuua, kuigi on üksikuid näiteid ja väga häid näiteks Mereranna põllumajandusosaühistu, kus on 36 maakarja lehma ja nende eelmise aasta toodang oli 7145. Nii et see on tegelikult väga-väga hea näide maakarja kohta ja siit võiksid ka siis mõned teised suurfarmid mõelda selle peale, kas mitte ka oma karja maatõugu võtta, sest mitte toodang on juba järgi tulnud väga suuresti, vaid Eesti maakari on ju teatavasti ka hea söödaväärindaja ja haigusi on vähem, nii et tegelikult vääriks teda rohkem esile tõsta kui praegu. Praegu on ikkagi rohkem hobitalunike käes, et suurfarme peale Mereranna on siis ka Triumutsirjel on 60 maakarja lehma ja siis mõningad veel. Reinemilvil on üle 20 ja Simovartil on kuskil 14 looma, Liiasoo äärel Saaremaalt on 21 looma, nii et meil on, aga ikkagi on neid farme vähe, kus on üle 20 lehma. Farmide suuruse määrab olulisel määral ka tasuvus, mis vastavad tõuguloomade pidamisega kaasneb. Millised võiksid olla aga maakarja pidamist populariseerivad nišitooted? Maakarja piimas on ju rasva valku rohkem ja ka süsivesikute sisaldus on suurem. Ja me oleme teinud mitmeid katseid ka piimalaapuvuste kohta, kus 3 tõu võrdluses oli siis maakarja piim kõige paremini laapuv, et kindlasti saaks teha juustu, et 10 liitrist piimast saab palju rohkem juustu kui teiste tõugude piimast, nii et piim on tegelikult väga sobilik just nišitoodete tegemiseks, aga kuna selliseid suurfarme ei ole, siis on see väga keeruline tänapäeval seda mingit nišitoodet tegema hakata, et selleks peab olema piisavalt investeeringuid ja eks see kujunebki probleemiks. Lahendusena näevad maakarja kasvatajad selle põlise tõu heade omaduste senisest julgemat tutvustamist. Et inimesed ostaksid ka seda nišitoodet siis, et turundus on muidugi kindlasti kõigepealt selle peaks nagu paika saama, et siis saab alles hakata toote tegemist propageerima. Veterinaaria Toiduameti peadirektori asetäitja Katrin Reili hinnangul on tänased tõuaretusorganisatsioonide probleemid seotud peamiselt uute aretusorganisatsioonide tunnustamisega. Hetkel on meil siis tunnustatud 12 tõuaretusorganisatsiooni ja nendest 6 on hobuste tõuaretusorganisatsioonid. Tähendab, juurde on tekkimas palju uusi tulijaid, kes soovivad,
kas tõu uue suuna tunnustamist ja tõuraamatu tunnustamist või siis ka olemasolevate tõuraamatute, nii-öelda paralleeltõuraamatute tunnustamist. Ja sellega seoses on tekkinud palju eri arusaamu ja asjad on liikunud ka kohtuvaidlusteni, nii et tegelikult praeguse hetkega on 2 protsessi käimas ja lõplikke kohtuotsuseid veel ei ole. Põhjused, miks üks või teine huvigrupp ennast täna suhteliselt lihtsalt aretusorganisatsiooniks saab registreerida, peituvad kehtivas seadusandluses. Meie töö aluseks on seadusandlus. Ja vastavalt seadusandlusele on kõikidel uutel organisatsioonidel õigus esitada tunnustamise taotlus ja vastavad dokumendid. Nii et me ei saa ühtegi taotlejat kõrvale jätta ja vastavalt seadusele ka meie nii-öelda siis seda protsessi läbi viima. Mis on aga ülikooli zooinsenerina lõpetanud kontrollijale tema tänases töös kõige suuremat rõõmu pakkunud. Kõige positiivsem on see, kui ütleme, üldsegi loomakasvatuse nii-öelda areneb, et aretuse seaduse eesmärki on loomakasvatuse nii-öelda tasuvuse ja majandusliku poole nii-öelda kasv. Et ka meie ju töötame selles suunas, et loomakasvatajatel läheks paremini ja majanduslik edu tuleks. Milline võiks olla ka Eesti tõuaretusorganisatsioonide homne päev? Ja minu üleskutse oleks see, et ETLL võiks ikkagi laieneda, kutsuda ka kõiki teisi tunnustatud organisatsioone oma liikmeks, et siis oleks see kõlapind veelgi suurem. Aga ta on igas mõttes positiivne. Mina näen selles mõttes, et nad ühiselt, eks ole, saavad suhelda riigi esindajatega, esitada seadusemuudatusi. Samuti on äärmiselt positiivne tõuloomaüritus, kus kõik propageeritakse kõiki Eestis kasvatatavaid nii-öelda tõuge. Ajakiri, mis on ilmunud kogu selle aja vältel, kus tutvustatakse kõiki tõuaretuse teemasid. Nii et selles mõttes väga positiivne ja ikkagi üleskutse kutsuda juurde ka uusi organisatsioone, kes on hiljem tunnustatud. 2 aastakümne jooksul on Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu ettevõtmistest armastatud traditsioonid kujunenud, mis omakorda tõuaretajate rasket tööd ja nende kasvandikke ka laiema avalikkuse ees tutvustavad. Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu liikmed korraldavad igal aastal konkursse, päevi, lambakasvatajad on augusti 1. laupäeval Kurgjal, kus on nendel lamba- ja kitsepäev ja selgitatakse välja seal parimad, nii hobusekasvatajad peaaegu samal ajal Eesti raskeveohobustele, aga augustis veel Tori hobusele, Eesti hobusele, trakeenid septembris ja veised korraldavad oma vissivõistlused alati viimasel ajal mõlemale tõule Ülenurmel. Juba 16 aastat on Eesti Tõuloomakasvatuse Liit koos oma liikmete ja Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudiga andnud välja ainukest loomakasvatusalast ajakirja Tõuloomakasvatus. Samuti korraldatakse erinevaid aretusteemalisi teavitusüritusi. Traditsiooniks on igal aastal korraldada üks seminar. 12. aastal oli ohustatud tõugude teemal ja sel puhul anti välja õppevahend ja kokkuvõtte kogumik. Ja selle aasta seminari pühendasime siis meie organisatsiooni 20. aastapäevale. Aga lisaks toimuvad veel õppepäevad ja kokkusaamised, mis täiendavad meid omavahel ja saame ka teada teiste loomaliikide probleeme ja selles mõttes on sellisest ühistööst väga palju kasu. Imelik on ainult, et kui me läheme kas või ministeeriumisse, et teha ettepanekut seadusloomes meie põllumajandusloomade aretusseadusesse, siis läheme meie vaidlema hobusekasvatuse organisatsioonidega, kes ei kuulu Eesti Tõuloomakasvatuse Liitu. Millised on aga Eesti
Tõuloomakasvatuse Liidu ootused tulevasteks aastakümneteks? 20 aastat on meie organisatsioon päris toredasti töötanud, on edusamme, aga on ka probleeme on organisatsioonis ka ja arvame siis sedasi, et arvestada seda, et siin on kõik loomaliigid esindatud, et nii ühes ilusas kapis ka tulevikus on meie aretusorganisatsioonid koos ja mõistame paremini üksteist ja oleme valmis ühistööks. See toob alati edu rohkem kui arusaamatused ja nende võimendamine ja nende pärast isegi kohtus käimist. See ei ole tõuaretusele omane, see on põlvkondade pikkune töö ja küll noored mehed tulevad peale ja lahendavad probleeme lihtsamini.